Tšauka, mina olen Elisa ja tere tulemast tagasi minu kanalile, minu YouTube'i. Mul tekkis selline väike suur tung rääkida natukene enesepanustamisest. Kujuta ette, et sa pead mingi auto peale minema ja sa näed, et see auto on nagu täiega puhas, täiega hoolitsetud ja reaalselt seal pole kriipsu ka peal. See on nagu fancy ja see on imeilus. Sa näed, kuidas omanik / juht väga hoolitseb selle auto eest. Nagu reaalselt see on puhas, see on seest puhas, see on hoolitsetud, seal lõhnab hästi. See on nagu... Kuidas sa sinna autosse sisse lähed? Sa ilmselt mõtled, et huvitav, kas mu jalanood on ikka puhtad ja üldse ei taha mustaks teha ja väga ei taha nagu vastu minna. Selles mõttes sa nagu respekteerid seda autot, on ju. Aga kui sa pead autosse minema, mis on nagu täiesti ratchet. Nagu ma räägin, see on reaalselt tolmukogu. Seal sees, seal on kõik laiali, seal on pudelid, seal on igast pahna. See on lihtsalt nagu natuke näästi juba on nagu väike siuke hõng on üleval. Siis ma arvan, et sa ei ole seal nii ettevaatlik. Sa ilmselt oled nagu mingi... Ma põhimõtteliselt võiksin mingi jalad siia tooli peale panna, lihtsalt kui ma tahaksin. You don't give a damn. Selles mõttes, et ükskõik mis sa teed, ega sa seda nagu hullemus ikka teha ei saa vaata. Selle jutu iva on see, et see, kuidas me ennast kohtleme, on see, kuidas teised meid kohtlevad. Ja see, kui väärtuslikuks me ennast peame ja siis selle läbi endasse panustame, enda eest hoolitseme, teised inimesed märkavad seda. Teised inimesed näevad seda ja kohtavad meid samamoodi, nagu nad näevad, et meie ennast kohtleme. See, mida me endast arvame, on see, mis arvamus ka teistel tekib, sest et kui me midagi arvame endast, siis me hakkame käituma nii, nagu käituks inimene, kes arvab seda endast. See ei ole rocket science, jah, see on manifestimine, aga see ei ole mingi vuu asi, see on väga ilmselge. Kui sa ütled, et midagi on nii, kui sa ütled, et see on minu arvamus, siis sa esiteks hakkad otsima igalt poolt tõestust, et su arvamus on õigest, sest su aju tahab, et sul oleks õigus ja sa hakkad käituma nii, et see oleks reaalsus. Et ma väga loodan, et sa otsustad iseendasse panustada. Saad aru, et sa oled ainult oma kehas. Terve oma elu sa oled ainult enda kogemuses. Sul pole mõtet vaadata kedagi teist, sul pole mõtet tunda kadedust. Need on normaalsed tunded selles mõttes, need on normaalsed ja inimlikud tunded, aga sa mitte kunagi ei saa olla nende kehas. Sa ei saa mitte kunagi olla nemad, sa ei saa mitte kunagi kogeda seda, mida nemad kogevad. Nii et miks selle peale üldse mõelda? Sa ei saa isegi kunagi teisi inimesi mõista lõplikult. See on siuke väike paradoks. Ühtepidi me oleme kõik hästi sarnased, teistpidi hästi erinevad. Kõik, mis sul on sinu elu. Kõik, mis sul on sinu kogemus. Better make it a good one. Okei, oli väga meeldiv väike jutu ajamine, väga ilus päike on väljas. Autos on soe, õues on külm. Ilusat päeva sulle. Sa oled kallis, sa oled tähtis ja ma saadan sulle hästi palju soojust. Ciao!